Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast uute videosse. Me pole päris ammu teiega näinud ja ma ostsin endale Hiina ratta. Aga miks see on hiinlane või kas ta ikka on hiinlane? Vaatame, näitan teile natukene. See tuleb üsna lühike video, aga lihtsalt, et aru saam, mis ja kuidas. Ja nagu öeldakse, iga lugupeetud naine kiidab oma, aga mina siis ei kiida ega laida, vaid mina olen sõitnud selle tsikliga ma olen sõitnud 4000 kilomeetrit juba ära, ostsin ta tutikana ja ma ütlen teile, räägin teile, mis on plussid, mis on miinused, kas on plusse, kas on miinuseid, selgub selle video jooksul. Video tuleb lühike, tõesti, et lihtsalt kui sa oled tahtnud endale ratast osta, aga sa kuuled esimest korda siuksest margist, siis sa kuuled minu käest, mida ma olen tundnud 4000 kilomeetriga. Ma ei ole just kõige suurim autopesija, veel enam mootorrattapesija, olen survekaga küll loputanud, aga HS Detail saatis mulle keemiat ja ma arvan, et täna proovime šampooni, läheb kindlasti tarvis Bag Off, kuna nagu ikka tsikliga sõites on igal pool sitikad, ma ei tea, kui hästi näha on, aga piisavalt. Ja mida ma olen veel kasutanud juba on meil Alkaline, sellega ma pesin Sprinterit, kes Instagramis jälgib, see teab, Sprinter läigib nagu uus. Proovime pesta ja jätkame videoga. Ja lisaks, mida me saame testida, on pesu ilma survekata, sest survekas läks katki, uut pole ostnud. Seega meil on põhimõtteliselt aiavoolik ja seal on mingi otsik, mis võib-olla annab natukene survet, aga ei midagi erilist. Katsetame, proovime. Ja asi, mida ma veel kasutan, on refi ja väljapesu, et ta ei ole küll keemia kui tugev söövitaja. Kohe ma otsin ta välja. Selline see on lihtsalt selle jaoks, et refilt mustust maha saada. Kohe näitan teile. Vaatame, kas see hakkab kohe toimima. Jaa, kohe on toimimas. Mulle meeldib, et ma pesen tsiklit, aga taevas on nagu siuke. Saame hakkama. Ja mis on hea pesta? Nagu ma juba ütlesin, ma ei fänna pesu, aga ülihea pluss on see, et see lõhnab jumala hästi. Et esiteks ta on ohutu, teiseks ta on biolagunev ja kolmandaks ta veel lõhnab ka hästi. Võtame šampooni ja proovime siis käsipesu teha. Ma tean, et kindlasti keegi tahab öelda, ma pesin halvasti või kehvasti või valesti. Tahaks öelda, et mind ei huvita, aga samas, kui sa tead paremini, ütle mulle, kuidas õigesti pesta. Mina ei pese igapäevast ei autosi ega tsikleid ja seda enam esimene kord tsiklipesu. Ja miks ma ei pese? On hästi lihtne, ma ei oska lihtsalt pesta, aga mulle väga meeldib, kui tooted teevad oma töö ise ära. Seega palun, HS Detail. Väga lihtne, vaatame üle. Käin korra veel suruõhuga üle, kui vaatame ära. Just sain tsikli puhtaks ja plaanisin sõitma minna, et täna on jõhkralt palav päev. Kui ma ei eksi, õues on 29 kraadi. 26 näitab hetkel, aga hommikul oli 29. Aga tsikkel on puhas ja Clintel keemiaga, kui sul on seda vaja, või kindlasti proovi, sest hind on 2 või 3 korda odavam kui konkurentide oma. hsdetail.ee teeb sulle hea hinna, kui sa kasutad minu koodi Kirill, annab sulle vist äkki oli 15% soodustust kuni 15. augustini. Edasi on siis väiksem soodustus, aga ikka on olemas. Kasuta, proovi, sest see on keskkonnasäästlik, keskkonnasõbralik, ta on biolagunev ja ta lõhnab hästi. Ja siis muidu tavaliselt see väljahape on ju nagu mingi
mädamunad või mis iganes, siis seekord on ikka siukse mõnusa, äkki oli kirsilõhnaline, ma enam ei mäleta, mis lõhn see oli, aga hea oli. Aga nüüd me jätkame videoga siis sellest Hiina imest, millega ma olen sõitnud juba, tuletan meelde, 4000 kilomeetrit. Ma olen ju tegelikult noor inimene ja ma oleksin võinud osta endale midagi sellist, Yamaha MT-07, tegelikult väga äge ratas ja nagu ma aru saan, siis oma hinnaklassis, oma klassis paremat ratast vist ei ole isegi olemas, aga ma tuletan meelde, et see ratas siin, see samune Yamaha on 13 või 14 aastat vana tänaseks päevaks ja turuhind on sellel rattal kas sama või isegi natukene rohkem kui minu rattal, mis on 2026 aasta. Mis ratas see üldse on? Ma pole ju rääkinud. No samas te ikka olete lugenud juba video pealkirja. See on meil QJ Motor, on ta vist õige nimetus, tegelikult on seal pikem nimetus, SRT 700 SX mudel. Ja miks ma valisin selle? Väga keeruline ja naljakas juhtum. Ma tahtsin tegelikult BMW F900R, aga ta on kallim ja ta on väiksem ja ma tegelikult algselt ei tahtnud Adventure'it, ma tahtsingi ainult F900R, aga kuna ma ei leidnud, siis mul ei olnud muud valikut ja ma valisin, et ma tahan ikkagi siis Adventure'it. Hakkasin Adventure'it vaatama ja minu eelarvega, millest ma räägin, kõige video lõpus oli saadaval põhimõtteliselt 15 aastat vanad siis Adventure'id ja 15 aastat vanad tsikkel, kunagi ei tea, mis seal juhtuda võib, aga sellel tsiklil on 3-aastane garantii, sellel tsiklil on Hiinast, ma arvan, ainult plastikutel sees poolt markeering Made in China. Kõik muu on siin firmakad või isegi rohkem kui firmakad. Vaatame siis detailide kaupa. Jep, hakkas vihma sadama. Okei. Kõige tähtsam asi, millest mina alustaks, on see, et siin on Brembo kiri. Brembo kiri tähendab seda, et siin on head pidurid ja tõesti, need on mega head pidurid. Ja need on suured kettad, millimeetritest ma ei tea, ma ei ole tehniline inimene rataste suhtes, ma ei tea mitte midagi ratastest. Kui sa tulid siia videole, et vaadata ülimalt tehnilist ja konkreetset infot, siis ei, see on lihtsalt minu ratas, millest ma räägin oma esmamuljet. Esmamulje 4000 kilomeetrit, aga ikkagi, mida ma oskan, seda ma räägin, mida ma tähele olen pannud, seda ma räägin, mida ma ei ole tähele pannud, seda ma ei räägi. Ei hakka kiitma, ei hakka laitma, räägin täpselt nii, nagu oli ja nii edasi. Pidurid on tõesti mega head, nagu väga head. Järgmine asi on Marzocchi. Marzocchi on siis vedrustus. Ja vedrustus on nii ees kui taga Marzocchi oma. Ja jällegi, mida see tähendab? See tähendab seda, et kui ma nüüd ei eksi, jällegi ma panen täpsustuse, kui ma olen eksinud, siis KTM, Ducati ja vist keegi veel kasutab siis uutel tsiklidelt seda sammut vedrustust. Ehk siis see on kvaliteetne, kallis vedrustus. Jah, see ei ole see Öhlens või Öslens või kuidas seda õigesti hääldatakse, aga ikkagi, see ei ole no-name vedrustus, see on Marzocchi vedrustus, mis ei ole odav. Asi, millest ma tahaks teile näidata, aga mul ei ole kuskilt seda näidata, on elektroonika. Elektroonika on siin Boschi oma, kõik andurid, ABS-id, kõik on Bosch, mis jällegi tähendab seda, et see ei ole kõige odavam süsteem ja see on kvaliteet. Rohkem ei oska midagi öelda, ABS-i hetkel veel pole kordagi vaja läinud, loodan, et ei lähe vaja ka, aga lihtsalt, et ta on siin olemas. Loomulikult 2026 aasta ratas. Ägedatest vidinatest, mis on sellel rattal olemas juba tehasest, on siis harkjalg, mis on väga oluline asi, eriti kui ratas seisab pikalt, praegu ma panin küljereala peale. Siis on meil olemas istmesoojendus, 3-astmeline, meil on olemas kätesoojendus, 3-astmeline ja rohkem vist nagu väga midagi erilist siin ei ole. Refi rõhu andurid on olemas ees taga, refi rõhu temperatuuri andurid on olemas ees taga. Ja siin on ka ainuke asi, mis ei ole töötanud algusest saati. Ma olen ta garantiisse viinud, äkki mai lõpus või juuni alguses. Täna on meil 31 juuli. Ja 31 juuli on meil täna ja see asi on ikka veel lahendamata. Ma ei ole helistanud, võib-olla on mind ära unustatud, võib-olla mitte. Lihtsalt pole helistanud, pole uurinud, sest ma ei tunne, et mul oleks vaja teada, palju mul seda temperatuuri seal tagumises refis on. Aga jah, from day one see asi ei ole töötanud. Üks tõesti mõttetu ekraan on see põhiekraan siin. Ehk siis, kui me lülitame ta sisse, ta teeb selle self-checki ära ja mida me siin reaalselt näeme? Okei, me näeme kõige tähtsamaid asju. Ehk siis me näeme mootori temperatuuri, me näeme kütuse taset, me näeme, mis käik on sees, kell ja pöörded. No loomulikult siin on mingid veateated ja asjad. Hetkel pole kunagi ükski asi põlenud. Sellega on nagu super.
rohkem siin ei ole mitte midagi. Okei, me näeme läbisõitu, valetasin teile natukene alla 4000 on. Siin on nupp, seda ma saan klõpsida ja siis siin ma näen oma need trip 1 või trip A ja trip B-d. Et rohkem ei ole mitte midagi, kuigi siin on menüü, et sa saad seadistada, mida kõike sul siin vaja on, saab telefoni ühendada. Kusjuures mugav on see, et mul on Cardo side, et siis siit ma saan vastata, et ma ei pea kiivri külge, seal on nupp olemas on ju siin vasakul pool, et ma ei pea seda nuppu otsima, vajutama, vaid ma vajutan lihtsalt lenksult nuppu, et vastata kõnele ja siis mul ekraanil tuleb, kes mul helistab ja nii edasi juba tehasest. Ehk siis ta kuvab mul siia alla, et kui keegi helistab. Kuigi nüüd on mul ka olemas lisavarustus. Lisavarustus on, tahaks öelda, originaalvaruosa, ehk siis CarPlay. Töötab jumala hästi. See on küll täiesti Hiina, et see ei ole nagu QJ enda oma, vaid see on meil AliExpress, aga töötab üle hästi. Ja asi, mida ma veel paigaldasin, on udutuled. Mitte sellepärast, et see tuli, mis praegu ei põle, siin on meil lähituli, siin on meil kaugtuli, mitte sellepärast, et ta kuidagigi halb oleks, vaid lihtsalt sellepärast, et kui sa oled tsikliga, siis mida rohkem siin nähakse, seda parem on. Seda enam, et minul on esmahooaeg ja ma tahan, et ma oleksin märgatav ja need annavad siis juurde täiega. Kollaseid ma kasutan ainult pimedas öösiti, nagu tõesti full pimedas ja kui on meil päevavalgus, siis ma kasutan valgeid, sest valged ei pimesta, valged näitavad üsna alla, ehk siis need ei pimesta. Ma olen ka veits helendatan siin. Et minu meelest Adventure'i puhul on see väga hea asi, mis võiks olla. Kusjuures minu meelest firmakatel ja isegi teistel hiinlastel on tehasest juba need tuled olemas, udukad, aga siin ei olnud, siin oli lihtsalt AliExpress jällegi, lihtsalt minu meelest ma panin additional lights või ma panin fog lights ja siis kohe sai. Ja kahju on see, et kuigi see on nüüd toodetud november 2025 ja siis esimesed tsiklid just sellel mudelil tulid novembris, siis AliExpressist talle nii-öelda originaalvarustus saada ei ole. Ehk siis, mida me näeme siin, on see kinnitus. See alumine on originaal, see, mis te siit näete, see on meil siis selle klaasi oma ja see ülemine on siis vihurauto poolt tehtud. Mul siuke paine, et see CarPlay siis siin oleks, jumala hästi hoiab. Ja veel lisa, mis ma panin, on see ülemine see. Mitte sellepärast, et sellest oleks vähe, vaid lihtsalt palju mugavam on sõita, kui sul neid 10 senti või vähem veel on lisakatet siin peal. Ja mul on kiiver. Ma ei ole kindel, mis selle kiivri nimetus on, aga see, mille lõuk käib niimoodi üles. Ja linna sees mulle väga meeldib niimoodi sõita. Ehk siis siit ei tule mul sääsed, putukad, mitte ükski asi ei tule. Okei, jah, kui kivi peaks lendama, siis suure tõenäosusega ma saaksin vastu pead sellega. Seega kindlasti pange kiiver kinni, aga mina vahepeal ei pane. Nagu näha on, üks kohver on mul olemas, siia käivad üks kohver siia poole, teine kohver käib siia poole ja hetkel mul neid küljes ei ole, aga need on mega head asjad ja eriti Adventure ratta puhul on see minu meelest must be, et need oleksid. Ühe korra käisime Haapsalus, mahtusid räigelt palju asju sinna, käisime rannas ja ühe korra ma käisin veel sõbraga 2 tsikliga käisime tal maal niimoodi, et mul olid riided, diiskolfikettad, varuriided, jalanõud, sokid, plätud, ujukad, rätikud, kõik asjad ja siis me käisime veel poes, panen pildi ka, kui ma ei unusta, kuidas see kõik välja nägi, siis sinna kohvrisse läks veel liha ja siis läksid veel kali, loomulikult kast kalja ja fun fact on see ja minu meelest see on igal hiinlasel üldse Adventure rattal, see kohver, mis käib siia poole, sinna mahub täpselt 2 kasti kalja niimoodi püsti, ops. Võib-olla olen osaliselt ma natukene vale inimene tsiklitest üldse rääkima, sest mul on väga vähe kogemust tsiklitest, aga enne kui see sai ostetud, ma käisin isa GS-iga väiksel proovitiirul ja siis, kui ma istusin poes, ma ütlesin, tuletan meelde täiesti uuena, istusin poes selle ratta otsa ja tegin väikse tiiru sellega, ma ei teinud mitte mingit vahet. Ainus asi, millest on tõesti erinevus, on see, et esiteks logo on ju, minul seal ei ole ühtegi logo näha, kui ma sõidan, isal on BMW logo ilusti olemas ja võimsuse vahe ei jää vastuse võlgu palju lisal kilovatti on, siin on 54 kilovatti ja mida ma ei katsetanud ja mida ma pole siiamaani mitte ühegi rattaga katsetanud, välja arvatud oma siis KTM Endurokaga, on see, et quick shifteril siin seda pole ja sellest ma tunnen puudust.
mitte, et otseselt vajalik oleks, aga samas ma käin vahepeal sõitmas kuttidega, kellel on Ducatid ja SRR-id ja mingid muud asjad, millel on quick shifterid olemas ja päris uhke on vaadata, kuidas need vennad lihtsalt panevad bam-bam-bam-bam neid käike üles-alla. Et päris äge, mul ei ole seda, aga ainus asi, millest ma tõesti puudust tunnen, on püsikiiruse hoidja. Ja jällegi, sina võib-olla ütled, et sul ei ole vaja seda, aga mina ütlen, et mul on vaja, sest ma olen harjunud isegi autoga linnas sõitma püsikaga. Jah, tsikliga ma ei sõidaks, aga kui ma käisin Haapsalus, siis ma näiteks oleksin väga nautinud, kui mul oleks püsikas. Tegelikult tahaks täiega õues filmida, aga õues saab vihma ja nagu siin siseruumis on natukene keeruline seda filmida, aga ma lubasin endale, et ma 1. august lasen selle video välja. Ma loodan, et ka nii läheb. Jah, seega filmime nii, kuidas saame ja ma tahaks täiega panna oma crossi kiivri külge kaamera, teha väike proovisõit niimoodi, et te näete ka midagi, kus istumisasend on ja nii edasi, aga jällegi õues saab vihma ja ma ei tahaks läbi märjaks saada. Mul on küll riided hoiavad vett, aga mul on plaan õhtul veel sõitma minna. Aga ma ei saa õhtul sõitma minna, kui ma olen läbi märg. Või saan, et ma saaksin siit minna koju, panna pesumasinasse, peseksid ära ennast, paneks kuivatusrežiimile, aga see on jällegi võtab nii palju aega, kell on täpselt siuke, et juba praegu võiks ära lõppeda, seal taevas paistab juba hele ja siis saaks minna sõitma, nautima. Jõhkralt naudin tsikliga sõitmist. Uskumatu. Ma olen autoga suvel vähem sõitnud kui tsikliga nüüd. 4000 olen ära sõitnud 2 kuuga. Jõhker. Ja nüüd 2 nädalat pole üldse sõitnud. Ja siis ma olin vahepeal nädal Lätis, nädal Leedus. Huvitav. Võiks olla ka veel kiiles, aga kahjuks või õnneks on see võtmega. Paneme ta käima. Töötab ülivaikselt, mis on tegelikult päris hea, et sõita on sellega hea, et on vaikne, aga samas justkui oled märkamatu, kui tsikkel vaikne on, aga jällegi ta on niivõrd suur ja tal on kohvrid ja tal on need udutuled. Tegelikult ma ei saa öelda, et ma olen kordki märkamatuks jäänud, sest siiamaani keegi pole mulle kordagi ette keeranud ja kui ma käisin näiteks Haapsalus nüüd viimane kord, siis mõnd lasti mööda. Reaalselt kogu aeg ma sõitsin taga, siis ees olev auto tõmbas kõrvale ja ma sain ilusti mööda. Paarisõnaliselt ka, et kuidas sõita on. Jällegi, minul on kogemust vähe, aga ma mäletan, kui ma autokoolis sõitsin, siis autokoolis või siis motokoolis ma sõitsin Kawasaki Z650 ja mul väsis selg ja väsis tagumik väga kiiresti ära. Ja siis meil oli tunnid, kas oli 1,5 tundi või kuidagi nii ja poole pealt ma tundsin, ma rohkem ei jaksa, et oli tõesti väga vastik. Siis peale seda ma sõitsin 1 korra ja sõitsin selle samuse Yamaha MT-07, mida ma teile juba näitasin. Ja see oli tõesti nauditav. Mitte ühtegi probleemi sõitsime tundide viisi. Ja peale seda ma pole üldse sõitnud tsikliga, nüüd siis see KTM Endurokas ja nüüd siis see ja Haapsalus umbes, ma ei tea, äkki 15-20 kilti enne Haapsalut ma tundsin, et okei, nüüd natukene selg hakkab väsima. Tõusin korra püsti, tegin mingi nõks ja oli okei. Aga paneme ta käima, saate kuulata, kui vaikne ta on. Ma loodan, et kaamerast on nagu kuidagi kuulda. Mikrofon on küll minu küljes, aga siin me oleme hoones ka, et see kajab, aga tegelikult on päris vaikne. Siuke on siis see esituli või lähituli, töötab väga hästi ja meil on ka olemas ka kaugtuli, töötab veel paremini. No ja loomulikult LED, suunatuli LED, udutuli LED, samamoodi suunatuli LED, udutuli LED, numbrituli LED, tagatuli LED. Aga mulle tundub, et vihm hakkab järgi jääma. Ma viskan kaamera kiivri külge ja ma ei ole kindel, et ma saan kuhugi mikrofoni panna. Seega ma lihtsalt sõidan, näete kaadreid, kuidas istumisasend on, kuidas vaateväli on, sest kaamera on mul täpselt siin noka peal. Panen crossi kiivriga on lihtsam, sest ma ei hakka leiutama praegu oma tavalise tsikli kiivrile siis kinnituse. Selline see ratas on. Lähme teeme väikse tiiru ja siis teeme paar sõna juttu veel. Just in case mõni need läks hullemaks. Ma ei tea, kas on kuulda. Ja kas on näha, aga sajab. Ma ei tea, kui palju hästi näha on, aga nii on see praegu lahendatud. Enduro kiiver, kaamerat korra keeran.
no võt kuidagi nii, mikrofon ripub kaamera otsas, lihtsalt sellepärast, et pole kuhugi panna. Aga selline see istumisasend, üsnagi mugav, väga meeldib. Lähen teen väikse tiiru, kaugele ei lähe. Okei, kui see mikrofon on ees veel, siis see natukene häirib. Mootor täitsa soe ei ole, kui me siit vaatame, aga ta natukene seisis töötas. Peeglid on mugavad, peeglitest on näha, nii mõndagi. Lähme siit, ma arvan, lähme vasakule. Kõige rohkem loodan, et mikrofon ära ei lenda ja samas ma loodan minna kuulda ka. See on kusjuures esimene kord, kui ma mootorrattaga sõidan ja niimoodi, et on nagu filmin ennast ka ja samal ajal jutustan. Pärast ma küll välja mõtlen, kui teil pakub huvi mingi suke content ja midagigi on kuulda siit, siis ma teen kindlasti mingisuguse lahenduse, et lihtsalt käiagi niimoodi ringi sõitmas normaalse kiivriga, normaalse heliga. Aga nii see on. See siin valetab. Ja. Ma katan niimoodi tuule ära, siis natuke paremini kuulda. 0-100 ma mõõtma ei hakka, aga taga mingit autot ei ole ja siin on hea märk, mis tähendab, et võime natukene proovida kiirendada ka. Ma loodan, et speedokat ei näinud, õnneks ta valetab ja see on fakt. Peale 50 valetab ta umbes 15 kilomeetrit tunnis. Hästi lihtsasti manööverdatav. Kuigi ta on oma klassis väga raske, aga ta on hästi kerge nagu manööverdamisega. Hästi mugav on temaga teha niisugust asja. Ja nüüd hakkab jälle vihma sadama. Nalja teete või? Taevas on nii ilus seal, et oleks aeg sõitma minna. Hea meelega näiteks teile, kuidas taga ratta peal sõita, aga ma ei oska. Rolleriga oskasid, sellega ei oska. Proovime nüüd paari sõnaga võtta kokku siis, mis asi see on, kus see tuleb ja mis ma sellega peale hakkan. Ja see on minu tsikliriietus ja see on see lahtine kiiver, millest ma rääkisin. Lühidalt on hästi lihtne. Minu silmis on see hästi mugav ratas. Ta tundub massiivne ja ta on ka oma klassis, ma arvan, üks kõige raskemaid rattaid, aga nagu te nägite, ja ma ei tea, kas mind kuulda oli, on temaga ülimalt lihtne sõita. Sa ei tunneta seda kaalu. Jah, tõesti, ma arvan, et Yamaha MT-07 või mingi muu streedi või naked bike'iga sa tunneksid veel vähem, aga see on suur ratas. Nagu ma ei oska sulle võrrelda seda, aga ta on suur. Okei, jah, ta sõidab küll ees kui Cabrio, aga kohver on näiteks Cabrio katuse eest kõrgemal.
no lihtsalt, kui niimoodi vaadata, paneme selle nii horisonti. Näe, vist on näha. Mega vinge ratas ja ma ju veel ei rääkinud, palju see maksis. Oma hinde on see ratas kindlasti väärt. Ütlen teile hinna või? Pakkuge. Ja tegelikult 5000 pluss käibemaks maksis ilma kohvriteta ja kohvrit olid juurde. Kus ma selle ostsin? Ma ei ütle. Ma arvan, et kes tahab, see leiab. Ei ütle sellepärast, et ma ei saanud soodukat seal. Jah, tahtsin, aga ei saanud. Kuigi okei, ja tõesti see ratas tuli väga hea hinnaga. Praegu maksab ta natukene rohkem, aga ikkagi mina olen sõitnud ainult selle rattaga. Ma olen isa GS-iga sõitnud. Ma olen sõitnud MT-07-ga ja kõik. MT-07-ga ma sõitsin aastaid tagasi. Isa GS-iga ma sõitsin päev enne, kui ma selle ostsin. Ja rohkem nagu polnudki midagi. Ja ma ei tea, minu silmis on väga ilusa rattaga tegu. Ainuke asi, mis mind tõesti häirib, on need kuldsed väljad. Või kas just häirib, aga ma arvan, et kuldsed väljad tegelikult sobivad siia. Ma arvan, et sobivad, aga igal hiinlasel on kuldne velg. Ehk siis, kui sa näed linnas kuldsete velgedega tsiklit, siis sa võid olla 99%, et see on tegu hiinakaga. Samas need, kes teevad customid ja varjuvad kuldseteks, no sorry, ju te siis tahate olla nagu hiinlased. Okei, ei charge'i, kõik on nagu väga hästi. Ja miinustest oli meil siis see, et tagumine rehvirõhu temperatuuri andur ei töötanud ja rohkem ma ei oska vist kohe niimoodi välja tuua. Siis ma olen kindlasti mõelnud nende peale, aga ega need ei ole. Ja ma ei ütle, et see on maailma parim ratas, aga ma lihtsalt tuletan meelde, et see on 2026 aasta ratas, kus on hunnikus vidinaid ja selle hind oli 5+ käive. 5+ käive, kui ma ei eksi, see oli 6250 oli see täishind, 6250 eurot. Tutika ratta eest, 2026 aasta Adventure. Adventure'id näiteks, minul on hea võrrelda. Tutikas Adventure BMW oma maksab, kui ma ei eksi, 22 000 ja minu meelest Ducati maksab sinna 30 ligidel ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga see maksis 5+ käive. Okei, ütleme tavalise inimese jaoks 6250 eurot. Väga äge. Ja teeme nüüd niimoodi, see video tuleb hästi segane, sest ma ei oska mitte midagi tsiklitest rääkida ja on ka see, et ma pole kunagi nagu üldse teinud midagi justkui ülevaade millegist. See on esimene ja ma pole ka ammu kaamerat käes hoidnud. Seega, kui sa tahad, et ma teeksin äkki ägedama või parema video või anna mulle mingeid soovitusi või nõuandeid, siis teeme hooaja lõpus ühe video veel sellest tsiklist. Tuleta meelde, täna on meil 31 juuli, meil on jäänud august, arvatavasti ka september, võib-olla natukene oktoobrit ja mul on plaan selle rattaga natukene kaugemal käia ka kui Haapsalu. Seega ma arvan, et äkki see hooaeg teeme 10 000 kilomeetrit täis. Päris äge oleks. Ühesõnaga, anna mulle kommentaaridest teada, mis, kes, kus, kuidas, kas sa soovid näha veel seda ratast. Kas ma peaksin äkki veel mõne ratta näitama, näiteks võrdluseks järgmine video isa BMW GS, isa olen 22 aasta oma äkki, ma võin eksida, ei oska peast öelda. Ühesõnaga, anna mulle teada ja teeme ära. Aitäh, et sa vaatasid seda videot, nagu ikka. Võite like, kirjuta kommentaar, jälgi mind Facebookis, Instagramis, YouTube'is ja hsdetail.ee kasuta sooduskoodi Kirill, saad soodukad autokeemia pealt ja näeme juba varsti. Ciao!